Esimene Moosese raamat, 5. peatükk. Aadama järeltulijad. See on Aadama sünniraamat. Sel päeval, mil Jumal inimese lõi, tegi ta tema Jumala sarnaseks. Ta lõi tema meheks ja naiseks. Ja ta õnnistas neid ning andis neile loomispäeval nime inimene. Kui Aadam oli elanud 130 aastat, siis sündis temale poeg, kes oli tema sarnane, tema nägu, ja ta pani sellele nimeks Set. Ja Aadama elupäevi oli pärast Seti sündimist 800 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Nõnda oli kõiki Aadama elupäevi, mis ta elas, 930 aastat, siis ta suri. Kui Set oli elanud 105 aastat, siis sündis temale Enos. Ja Set elas pärast Enose sündimist 807 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Nõnda oli kõiki Seti elupäevi 912 aastat, siis ta suri. Kui Enos oli elanud 90 aastat, siis sündis temale Keenan ja Enos elas pärast Keenani sündimist 815 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Nõnda oli kõiki Enose elupäevi 905 aastat, siis ta suri. Kui Keenan oli elanud 70 aastat, siis sündis temale Mahalal-el ja Keenan elas pärast Mahalal-eli sündimist 840 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Nõnda oli kõiki Keenani elupäevi 910 aastat, siis ta suri. Kui Mahalal-el oli elanud 65 aastat, siis sündis temale Jered. Ja Mahalal-el elas pärast Jeredi sündimist 830 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Nõnda oli kõiki Mahalal-eli elupäevi 895 aastat, siis ta suri. Kui Jered oli elanud 162 aastat, siis sündis temale Enok. Ja Jered elas pärast Enoki sündimist 800 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Nõnda oli kõiki Jeredi elupäevi 962 aastat, siis ta suri. Kui Enok oli elanud 65 aastat, siis sündis temale Metusala. Ja Enok kõndis pärast Metusala sündimist koos Jumalaga 300 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Nõnda oli kõiki Enoki elupäevi 365 aastat. Enok kõndis koos Jumalaga ja siis ei olnud teda enam, sest Jumal võttis tema ära. Kui Metusala oli elanud 187 aastat, siis sündis temale Lemek. Ja Metusala elas pärast Lemeki sündimist 782 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Nõnda oli kõiki Metusala elupäevi 969 aastat, siis ta suri. Kui Lemek oli elanud 182 aastat, siis sündis temale poeg ja ta pani sellele nimeks Noa ning ütles: see trööstib meid meie töös ja kätevaevas maa pärast, mille Issand on neednud. Ja Lemek elas pärast Noa sündimist 595 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Nõnda oli kõiki Lemeki elupäevi 777 aastat, siis ta suri. Ja kui Noa oli 500 aastat vana, siis sündisid Noale Sem, Ham ja Jafet.
Esimene Moosese raamat, 6. peatükk. Aadama järeltulijad. Ja kui inimesi hakkas maa peal palju saama ja neile sündis tütreid, siis nägid Jumala pojad, et inimeste tütred olid ilusad ja nad võtsid enestele naisi kõigist neist, keda nad välja valisid. Aga issand ütles, minu vaim ei pea igavesti jääma inimesse, sest on ikkagi ainult liha. Olgu ta elupäevi 120 aastat. Sel ajal ja veel pärastpoolegi, kui Jumalapojad heitsid inimeste tütarde juurde ja need neile lapsi ilmale tõid, olid hiiglased maa peal. Need samad vägimehed, kes muistsest ajast on kuulsad mehed. Hanefilim. Noa ja veeuputus. Kui issand nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad, siis issand kahetses, et ta inimese oli teinud maa peale ja ta süda valutas. Ja issand ütles, ma tahan inimese, kelle ma olen loonud maa pealt, kaotada. Nii hästi inimesed kui loomad ja roomajad ja taevalinnud, sest ma kahetsen, et ma olen nad teinud. Aga Noa leidis armu issanda silmis. See on jutustus Noa soost. Noa oli üks õige mees. Ish tzadik tamim, täiesti vaga oma rahvapõlve seas. Noa kõndis koos Jumalaga. Ja Noale sündis 3 poega, Seem, Haam ja Aafet. Aga maa oli Jumala palge ees raisku läinud ja vägivald täitis maad. Ja Jumal vaatas maad ja näe, see oli raisku läinud, sest kõik liha maa peal oli oma eluviisides raiskunud. Ja Jumal ütles Noale, ma olen otsustanud teha lõpu kõigele lihale, sest maa on täis nende vägivalda. Ja seepärast vaata, ma hävitan nemad koos maaga. Tee enesele laev kohveripuust, laevde kambritega ja pigita seda seest ning väljast maapigiga. Ja tee see nõndaviisi. Laeva pikkus olgu 300 küünart, laius 50 küünart ja kõrgus 30 küünart. Valmista see küünra mõõdu järgi. Tee laevale katus peale ja tee uks laeva küljesse. Tee sellele alumine, keskmine ja ülemine lagi. Sest vaata, ma saadan veeuputuse maa peale ja hävitan taeva alt kõik liha, kus eluvaim sees on. Kõik, mis maa peal on, peab hinge heitma. Aga sinuga ma teen lepingu ja sina pead minema laeva, sina ja su pojad ja su naine ja su poegade naised sinuga. Ja sa pead viima laeva kõigist elavaist olendeist, kõigest lihast, igast liigist 2, et nad koos sinuga jääksid elama. Need olgu isane ja emane, lindudest nende liikide järgi ja loomadest nende liikide järgi, kõigist roomajaist maa peal nende liikide järgi. Kõigist peavad 2 tulema sinu juurde, et nad võiksid jääda elama. Ja sina võtta enesele kõigest roast, mida süüakse, ja kogu enese juurde, et see oleks toiduks sinule ja neile. Ja Noa tegi kõik, nii nagu Jumal teda käskis, nõnda ta tegi. Lõppes 1. Moosese 6. peatükk. Aamen. Õpetussõnad, peatükk 4. Tarkuse hüved. Kuulge, pojad, isa manitsust ja pange tähele, et õpiksite arukust, sest ma annan teile hea õpetuse. Ärge hüljake mu juhatust. Kui ma alles olin oma isa poeg, õrn ja ainus oma ema hoole all, siis õpetas mind mu isa ja ütles mulle, su süda hoidku minu sõnu, pea mu käske, siis sa jääd elama. Taotle tarkust, taotle arukust. Ära seda unusta. Ära kaldu kõrvale mu suu sõnadest. Ära seda hülga, siis see hoiab sind. Armasta seda, siis see kaitseb sind.
tarkuse algus on see, taotle tarkust ja taotle arukust kogu oma varanduse hinnaga. Pea seda kõrgeks, siis see ülendab sind. Kui sa seda süleled, siis see austab sind. See paneb sulle pähe ilupärja, kingib sulle kauni krooni. Kuula mu poeg ja võta vastu mu sõnad, siis saab sulle palju eluaastaid. Ma õpetan sulle tarkuse teed, ma juhin sind õigeisse rööpaisse. Kui sa seal käid, siis on su samm vaba ja kui sa jooksed, siis sa ei komista. Haara kinni õpetusest, ära lase lahti, hoia seda, sest see on su elu. Ära mine õelate rajale ja ära astu kurjade teele. Jäta see, ära käi seal, hoidu sellest ja mine mööda, sest nad ei saa magada, enne kui nad on kurja teinud. Neilt võetakse uni, kui nad kedagi ei ole saanud panna komistama. Sest nad söövad õeluse leiba ja joovad vägivalla veini. Aga õigete rada on otse kui valguse paistus, mis muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud. Õelate tee on nagu pilkane pimedus. Nad ei tea, mille peale nad komistavad. Mu poeg, pane tähele mu sõnu. Pööra oma kõrv mu kõnede poole. Ära kaota neid enesel silmist. Hoia need oma südames. Sest need on eluks sellele, kes need leiab ja terviseks kogu ta ihule. Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Saada enesest ära valelik suu ja hoidu huulte väärusest. Su silmad vaadaku otse ja su pilk olgu suunatud ettepoole. Pane tähele oma jalasuunda, siis on kõik su teed kindlad. Ära kaldu paremale ega vasakule, hoia oma jalga kurjast. Lõppes õpetussõnade 4. peatükk. Aamen. Uus testament, Markuse evangeelium, 3. peatükk. Jeesus parandab hingamispäeval. Ja Jeesus läks taas sünagoogi ja seal oli inimene, kellel oli kuivanud käsi. Ja Jeesust varitseti, kas ta peaks tervendama hingamispäeval, et saaks tema peale kaevata. Ja tema ütles inimesele, kellel oli kuivanud käsi, tõuse meie keskele püsti. Ja ta ütles neile, kas hingamispäeval tohib teha head või halba, hinge päästa või tappa. Aga nemad jäid vait. Ja vaadates neid vihaga ja tundes meelehärmi nende südamekanguse pärast, ütles Jeesus inimesele, siruta käsi. Ja too sirutas ja ta käsi sai jälle terveks. Ja variserid läksid kohe välja ning langetasid koos Herodese meestega Jeesuse kohta otsuse, et ta tuleb hukata. Rahvas koguneb Jeesuse ümber. Ja Jeesus läks koos oma jüngritega eemale järve poole ja talle järgnes suur rahvahulk Galileast ja Juudamaalt ja Jeruusalemmast ja Idumeast ja sealtpoolt Jordanit ja Tüürose ja Siidoni ümbrusest. Suur rahvahulk tuli ta juurde, kui saadi kuulda, mida kõike Jeesus teeb. Ja ta ütles oma jüngritele, et talle hoitaks väike paat valmis rahvahulga pärast, et see tema peale ei tungiks, sest ta tegi terveks paljusid. Nii et tema peale rõhusid kõik need, keda vaevas mingi häda, püüdes teda puudutada. Ja rüvedad, ebapuhtad vaimud, kui nad nägid Jeesust, langesid ta ette maha ja kisendasid. Sina oled Jumala poeg. Ja ta hoiatas neid kõvasti, et nad ei teeks teda tuntuks. Jeesus valib 12 apostlit. Ja Jeesus läks üles mägedesse ja kutsus enese juurde, keda ta ise tahtis. Ja need tulid tema juurde. Ja ta seadis 12, keda ta ka nimetas apostliteks, et need oleksid temaga ja et ta võiks nad läkitada kuulutama,
ja et neil oleks meelevald kurje vaime välja ajada. Ja ta seadis need 12, Siimon, ja pani talle nimeks Peetrus, Jaakobuse, Sebeduse poja ning Jaakobuse venna Johannese ja pani neile nimeks Boanerges, see on kõuepojad, ja Andrease ja Filippuse ja Bartolomeuse ja Matteuse ja Tooma ja Jaakobuse, Alfeuse poja ja Tatteuse ja Siimon Kananaiose ja Juudas Iskarioti, kes tema ära andis. Jeesus süüdistatakse. Ja Jeesus tuli koju ja taas kogunes rahva hulk, nii et nad ei saanud leibagi süüa. Ja seda kuuldes tulid ta omaks, et teda kinni võtma, sest räägiti, et ta on arust ära. Ent kirjatundjad, kes olid tulnud Jeruusalemmast, ütlesid, temas on Beltsebul, tõlkes kärbeste jumal. Ja ta ajab kurja vaime välja kurjade vaimude ülema abil. Ja Jeesus kutsus nad enese juurde ja rääkis neile mõistu. Kuidas saab saatan ajada välja saatanat? Ja kui kuningriik on omavahelises riius lõhenenud, siis ei saa see kuningriik püsida. Ja kui pere on omavahelises riius lõhenenud, siis ei saa see pere püsida. Ja kui saatan tõuseb iseenese vastu ja on lõhenenud, siis ei saa ta püsida, vaid tal on lõpp käes. Ometi, keegi ei saa minna vägimehe majja ta asju röövima, kui ta esmalt ei köida vägimeest kinni ja alles siis saab ta tema maja röövida. Tõesti, ma ütlen teile, inimlastele antakse andeks kõik patud ja pühaduse teotused, kuidas nad iganes ka oleksid teotanud. Kes aga peaks teotama püha vaimu, sellele ei ole andeks andmist iialgi, vaid ta on süüdi igaveses patus. Nad ütlesid, tal on rüvevaim. Tõeline sugulus. Siis tulid Jeesuse ema ja ta vennad ja väljas seistes lasksid nad teda kutsuda ja rahva hulk istus Jeesuse ümber, kui talle öeldi, vaata, su ema ja su vennad ja su õed otsivad sind väljas. Ent Jeesus vastas neile, kes on mu ema ja vennad? Ja silmitsedes neid, kes istusid ringis ta ümber, ütles ta, ennäe, mu ema ja mu vennad, sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu vend ja õde ja ema. Aamen.